Olen täna teie ees Riigikogu otsuse eelnõuga, mis teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku toiduainete käibemaksu langetamiseks 9%-le. Ma tuletaks meelde, et loomulikult me ei ole esimest korda selle teemaga siinsamas Riigikogus. See on väga aktuaalne teema. See on teema, mis tegelikult läheb inimestele korda, ja see on inimeste ootus, lootus, et see ükskord sünnib. Jürgen Ligi ütles selle kohta, et kui me tegime esimest korda ettepaneku, et me võiksime toiduainete käibemaksu langetada 9%-le ja rahvas seda toetas, siis Jürgen Ligi ütles kuldsed sõnad. Rahvas võibki olla rumal. No lähme selle rumalusega edasi. Siin me selle rumalusega olema, otsuse eelnõuga. Me oleme rahvaga ja loomulikult ei saa unustada ka seda ootust ja lootust, mis oli sisse kirjutatud petitsiooni, kus peaaegu 100 000 inimest allkirjastasid selle petitsiooni selleks, et öelda jah, me soovime, et meie toiduaine hinnad langeks, jah, see õige tee on toiduainete käibemaksu langetamine 9%-le. Tuletaks meelde, et praegu on 24% toiduainete käibemaks, mis on üks kõrgemaid Euroopas, teisel kohal koos Taaniga. Kõikides teistes riikides, Euroopa liikmesriikides on toiduainetel erisused käibemaksu osas ja on olemas väga väikse määraga toiduainete käibemaksu riigid, on olemas keskmise ja nii edasi, kõik on need eelnõus välja toodud, aga miks tuleks üldse langetada toiduainete käibemaksu, sellepärast et toiduained on läinud siin aastatega, kui on siin vahepeal räägitud 40%, siis tegelikult on see number juba kõrgem. Siinsamas aastaga lisandus veel 7% juurde, 7,1%, olgem täpsed, arvud nõuavad täpsust. Nii et peaaegu 50% on toiduainet kallinenud. Ja siis teiselt poolt ütlevad meil valitsused ei, et see ei ole probleem, toiduainete käibemaksu me ei langeta, vaid vastupidi tõstame. Ja kõik, kes arvavad teisiti, nii nagu Jürgen Ligi ütles, rahvas võibki olla rumal, aga valitsus ei tohi olla. Nüüd on see küsimus, et ei hakka seda diskussiooni pikalt arutama, et kes on rumal või mitte, aga oluline on see, et inimesed peavad saama leevendust, arvestades kõikide neid maksupõrgud, mis on vahepeal siin toimunud. Peaminister nimetas seda maksufestivaliks, meie ütlesime, see on kindlasti maksupõrgu, mis sellega kaasneb. Erinevad maksutõusud, erinevad aktsiisitõusud, erinevad riigi teenuste, erinevate teenuste hinnatõusud on olnud, riigilõivu tõusud on olnud, trahvide määrade tõusud on olnud. Tegelikult see, mis on olnud siin Reformierakonna valitsuse ajal praegusel alates 2023. aastast, koostöös sotsidega, satelliiterakonnaga Eesti 200-ga, ega seda muud moodi ei saagi nimetada kui maksupõrguks. Ja inimesed loomulikult tunnevad seda igapäevaselt, sellepärast, et raha lihtsalt ei jagu. Meil on kerkinud inimeste arv, kes elab absoluutses vaesuses. Absoluutses vaesuses inimeste arv on eriti tõusnud noorte seas, perede seas, kus kasvavad lapsed. See on meie tulevik. Meil on palgavaesus. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui tööhõive on meil, ütleme, normaalsetes piirides, siis inimesel lihtsalt ei jagu raha. Teeb hommikust õhtuni tööd, aga raha ei jagu. See on palgavaesus. Ja see on see, mis praegu meie valitsus soosib, ütleb, meil on tegelikult kõik hästi, pingutage rihma, sööge konserve, see ei ole minu sõnad, see on Jürgen Ligi sõnad jällegi. Ja selline ongi valdav suhtumine. Nii et kui me tahame, et meie inimestel läheks kas või natukene lihtsamaks, et meie inimesed suudaksime rohkem tagada endale väärtusliku söögilaua, siis me peaksime tegema neid samme. Ja need sammud on siinsamas kirjas. See sama eelnõu, mida ma siin ette kannan praegu. Langetame selle käibemaksu toiduainetele
Ja ma arvan, et inimestel läheb lihtsamaks. Väga traditsiooniline küsimus, mis kohe tuleb ka saalist. Aga kus me selle raha võtame? Kui palju see läheb kõik maksma? Väga lihtne. Punkt 1. Maksma see läheb 290 miljonit, kui me selle muudatuse teeme. Punkt 2. Kus me seda raha võtame? Võtame sealt, kus seda võtta on. Kogu meie maksusüsteem ei ole solidaarne. Me oleme selgelt teinud eelarvesse, mis eile siin vastu võeti, muudatusettepanekud, mis lükati tagasi, kus pakkusin välja, et pankadele tuleb rakendada pangamaks, mida on teinud nii Läti kui Leedu. Poola on veelgi tõstnud, kui ennem oli 20%, nüüd sellest aastast tõsteti 30 peale. Nemad julgevad seda teha, me ei julge seda teha. Meie läheme inimeste taskusse ja võtame sealt läbi tarbimismaksude selle raha ära, mis on loomulikult vale. Ja teiselt poolt me maksustame veel lisa erinevate maksudega, on see automaks. Niimoodi lihtsalt ei saa edasi minna. Ja seetõttu ei ole sellel valitsusel ka mingisugust usaldust. Ja teate, mul on selline tunne, et mitte ainult ei rahvas ei usalda valitsust. See on üks pool. Aga palju hullem on see, et kui valitsus ei usalda rahvast. See on tunduvalt hullem pool. Ja rahvas on öelnud, et nemad tahavad käibemaksu langetamist toiduainetele. 100 000 allkirja ja mina olen nii palju kuulnud, et kui nad oleks teadnud, et see petitsioon on üleval, nad oleks ka kindlasti sinna alla kirjutanud. Ja nad on küsinud praegu tagantjärgi, kas keegi ei algataks uut petitsiooni ja sinna tuleks veelgi rohkem neid hääli, allkirju. Nii et, head kolleegid, tehke hea otsus. Andke see ülesanne Vabariigi Valitsusele, nii nagu meie otsuse eelnõus on kirjas. Las Vabariigi Valitsus tuleb meie juurde järgmine aasta, esimesel poolel, ja toob siia meie ette seaduseelnõu parandused, mis näitavad selgelt, et tegelikult ka see valitsus on natukene hoolitsust rahva eest, ja nad tulevad rahvale vastu ja langetavad selle toiduainete käibemaksu 9%. Aitäh teile ja loodame teie toetusele.